uinuv kaunitar Ida-Virumaa on virgunud. Tere kõigile, olen Katri Jalonen, Ida-Viru turismikoordinaator ja esindan siin Ida-Viru turismiklastrit. Ida-Viru turismiklastri partner on ka see maja siin, Tartu Ülikooli Narva kolledž. Ja suur tänu Narva kolledžile sellise olulise partnerite ringi kokkutoomise eest. Jah, rahvusvaheline horisont on see, mis on tulevik. Tahan teile anda pildi, milline on Ida-Virumaa täna. Nüüd, kui siin on umbes 10 aastat turismi panustatud. Ja tuua põhjused, miks ta selline on. Ja rääkida, kes need on, kes seda turismi virgumist on vedanud ja veavad. Ida-Virumaa on Eesti teiseks suurim maakond, aga rahvast ei ole palju, 155 000 inimest. Asume 150 kilomeetri kaugusel Peterburist, 165 kilomeetri kaugusel Tallinnast, 80 kilomeetri kaugusel Kotkast. Ja ma mõõtsin ära, et kokku ring Narva, Kotka, Imatra, Peterbur tegi kas 600 kilomeetrit. Raske on öelda Ida-Virumaa ühte turismi tõmbenumbrit. Minu meelest Ida-Virumaa kõige tähtsam tõmbenumber turismi on turismi atraktsioonide mitmekesisus ja ajaloost tulenev ainulaadne kooslus. Väga värske hinnang EAS ehk siis Eesti Turismi Arenduskeskuse esindajalt Soomes, Toomas Tärgilt. Mitmekesisus, seda me oleme teadnud ammu, aga et kuidas ta nüüd siis väljendub? Ida-Viru asub 3 vee vahel. Põhjas on meil meri ja pankrannik. Aga pankrannik vaheldub. Meil on ka Eesti pikim 12 kilomeetri pikkune liivarand Narva-Jõesuus. Samas vaheldub ta ka kivirannaga. Selline eksootiline rand on Toilas, ainus kivirand, selline kivirand Eestis. Lõunas asub Peipsi järv, mis on Euroopa 4. suuruselt järv ja liivaranda on seal üle 30 kilomeetri. Ja idas piirab meid Eesti veerohkeim jõgi, Narva jõgi, mis on ida ja lääne ajalooline piir. Me armastame merd. Meil on olemas sadamaid. Siin on pilt Toila sadamast. See siis Toila sadam. Ja väike jahtsadam. Aga tegelikult meie suur lootus on ju Sillamäe sadam, kus 2005-2006 aastal oli reisiliiklus. Ja unistame lendamisest, eriti Narva lennujaama ja Jõhvi lennujaama baasil. Et tegelikult on olemas 2 sellist väikelennujaama, kus lennukid lendavad privaatselt. Maakonna süda on täis metsi ja rabasid ja siin asuvad Eesti suurimad laaned, kus on nii loodusradu kui võib käia vaatlemas karusid.
ja karuvaatluse tabavusprotsent on 80. Aga kunagi ammu, juba aastatel 1870, leidis kuulus Peterburi kaupmees Jelisejev, et kauneim paik Baltikumis, kuhu oma suveresidents rajada, asub Toilas. Ja siin on ka Eesti suurim maastikupark. Meil on esindatud kaunid kunstid. Jõhvi balletifestival on teinud omale nime ja juba 6. aasta sel aastal toimus maailmatasemel artistide esinemisel. Ja meil on Eesti moodsaimad konverentsi võimalused siin selles samas majas. Väga värsked uudised. Eelmisel nädalal sai klastripartneri Barbecue Catering kokk Aleksander Eesti meistrivõistlustel hõbeda. Toidukultuur on täiesti selges tõusutrendis. Ja kui meil käisid oktoobris külas Eesti turismifirmade liidu esindajad, siis meie uskumatuks imestuseks ütlesid nad selle sama kohvik muna baasil, et see on kõrgem Euroopa tase. Toitlustus, serveering, teenindus. Muutus on olnud väga suur. Ja muidugi kultuur ida ja lääne piiril, Narva linn, meie värav. Ja kas teate, et just praegu on Narvas toimuvas avangardlik projekt? Restaureeritakse Victoria bastioni ja sinna juurde pakutakse toodet, kus tutvustatakse huvilistele bastioni restaureerimist ennast. Et sa võid elada restauraatoriks sisse. Folkloor, kultuur, elulaad, Avinurme, puidutöö, Sinimäed, sõjaajalugu, Kukruse polaarmõis, mõisakultuur ja polaaruurimine, Sillamäe, post-sovetlik, post-sovet, supertoode, väga atraktiivne näiteks Rootsi turule ja Kuremäe. Kõik need asuvad meil. Ja selle kultuuri kõrval on täiesti teine maailm. Seiklus, Kiviõlis, Alutakusel ja uus tulija juba järgmisel aastal Aidu, veesport. Mitte ainult sõudmine, vaid näiteks no speed limit racing ehk siis kanal, millel kõik veespordi huvilised võivad kihutada nii kiiresti, kui nad tahavad. Ja lõpetuseks võib siis hinge tõmmata meie spaades, mida on meil 5. Mäetakusel, Sakal, Narva-Jõesuus on 2 spaad, Meresuu ja sanatoorium Narva-Jõesuu ja Toila. Aga miks on täna turist tõesti üllatunud ja vaimustunud Ida-Virumaast? Jälle kord on võimalik tsiteerida Toomast EAS-ist. Me oleme uus, huvitav ja kultuuriliselt mitmekesine regioon. Ja meil on palju potentsiaalseid ja ainulaadseid turismiatraktsioone. Ning jõudsalt arenev turismiinfrastruktuur ja vitaalne turismisektor.
Ehk siis, kuidas see kõik on võimalikuks saanud? Et kui 2004 aastal tegelikult maakonna arendajad tulid kokku ja tehti uut maakonna arengukava, mõeldi, et teeme väga uuendusliku suhtumisega muudatuse maakonna plaanides, et võtame omale eesmärgiks ka turismi arendama hakata, siis vastaseid oli veel palju. Mis turism? See on ju tööstusmaakond. Aga täna, 10 aastat hiljem, on selge, et me pürime Eesti üheks atraktiivseimaks turismimaakonnaks. Siin on olnud erinevaid tegureid. Ühelt poolt investeeringud, nii riiklikud kui kindlasti erasektori ja omavalitsuste panus. Investeeringud nii infrastruktuuri kui turundusse. Nii riiklik kui erasektor. Mis on juhtunud meie külastajate arvudega? Nad kõik näitavad tõusutrendi meie olulistel turgudel. Siseturism, kõige suurem tõus. Välisturismis, eriti venelastel, kui oleme suutnud stabiliseerida oma Soome turismi. Ja numbrid, mis kunagi 2005. aastal eesmärgiks seati, on tänaseks päevaks oluliselt ületatud. Meie eesmärk on olnud tõsta ööbimiste arvu 25%, kuid tänaseks, õigupoolest siis eelmise aasta lõpuks, oli see juba 40%. Meie eesmärk oli suurendada välisturistide osakaalu 50%-le ja eelmise aasta lõpuks oli see juba 46%. See vitaalne turismisektor, kes on selle nimel pingutanud, on kindlasti suures osas Ida-Viru turismiklaster, kuhu kuuluvad aktiivsemad turismitegijad maakonnas. Need on nii suured ettevõtted, atraktsioonid, omavalitsused, kui ka haridusasutused, näiteks Tartu Ülikooli Narva College. Tegu on siis 4 sektori koostööga. Ja Ida-Viru turismiklastrit koordineeribki organisatsioon, kus töötan mina, Ida-Viru ettevõtluskeskus. Tänane uudis on see, et need ilusad pildid ei ole mitte ainult ilusad pildid, vaid on ka tasemel tooted ja teenused. Just praegu toimub Padisel Harjumaal Põhja-Eesti turismikonverents, kus tunnustatakse Põhja-Eesti 5 maakonna, see on Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa parimaid turismitegijaid. Suurettevõtte, väikeettevõtte ja turismiprojekti kategoorias. Ja 2013 aastal oleksime me võinud võita kõik need 3 kategooriat. Aga see vist ei oleks olnud poliitiliselt korrektne. Me võitsime 2 kategooriat. Meil on parim Põhja-Eesti suurettevõte Toila Spa ja parim Põhja-Eesti turismiprojekt Kiviõli seikluskeskus. Ja piedestaalile tõuseb ka Barbecue Catering, kes on toitlustaja siin kohvikus Muna, Kiviõlis Cafe Hillis, Jõhvis kohvikus Mozart ja nüüd sügisest ka Toila pargis. Aga eelmisel aastal juba olime me piedestaalil, kui nominentideks sai Narva College, Tartu Ülikooli oma ning Avi Nurme Puiduait. Nii et palju õnne meile! Kuidas see niimoodi läinud on, et kes on siis vitaalne turismisektor?
Vitaalne turismisektor on inimesed, kellel on unistus. Meil on olemas visioon olla kõige uuenduslikum turismikogukond Eestis. Mõned näited. Kiviõli seikluspark, kus Tuhamäest on saanud seikluskeskus. Või ka Viru filmifond, mis asutati sellel aastal ja mille vilju naudime peagi. Teel unistuste poole oleme ühendanud oma kompetentsid ja parimad partnerid, turundades ennast Eestis, siin pilt Tuurestilt sel aastal, kus meie maavanem juhib vägesid pildil ja majandusminister plaanib kohe minna Kiviõlimäele. Teel unistuste poole oleme me ühiselt vallutanud erinevaid turge ja seda me tegelikult aktiivselt hakkasime tegema eelmisel sügisel alles. Oleme käinud Peterburis ennast tutvustamas, Soomes ennast promomas. Teel unistuste poole on olnud oluline see, et kõik saavad sõna sekka öelda, et info liigub. Ja need paljud kontaktid, mida omavahel oleme saanud, ongi tekitanud koostöö, ühistegevused, ühise müügi. Teel unistuste poole on meil ühispakette ja ressursi aktiivset kasutusele võttu. Et see palju, mis meil siin olemas on, ka turismis tõesti teenusena väljas oleks. Siin pildil näiteks Narva linnuses Põhjaõu, Avinurmes Puiduait ja Sillamäe kultuurikeskus. Teel unistuste poole õpime koos. Üks väga hea näide jälle Tartu Ülikooli Narva kolledži kui meie koolituspartneri korraldatud koolitus klienditeenindus on äriedu võti koostöös Tallinkiga eelmisel aastal. Teel unistuste poole teeme me rahvusvahelist koostööd. Meie alt käib projekt Via Hanseatica, mis siis hõlmab Peterburi regiooni, Eestit, kuni seekord projekt Lätini välja, kus arendatakse Via Hanseatica marsruuti. Käime tutvumas parimate praktikatega siin Taani reis Legolandi sel aastal, kuidas teeb nii mastaapne ettevõtmine nagu Legoland turismi, pereturismi. Ja viimane käik just eelmisel nädalal lendamas. Peaaegu oleksime pääsenud lennutorusse Soomes Sirius Sport Resort Kymenlaakso piirkonnas. Unistused täituvad. See siin on unistus Narvast 15 aasta pärast. Ja teeme koos unistused teoks. Aitäh! Suur aitäh! Küsimusi? Kas keegi soovib kommenteerida midagi, küsida? Mul oleks siis üks küsimus, et te mainisite seda, et te tõite välja, kuivõrd siin piirkonnas on turistide arv, näiteks kes siin ööbidel peatuvad kasvanud, et kes võiks olla Ida-Virumaa selline põhisiht, kas Vene või Soome turistid? Äris on hea ütlus, ära hoia mune ühes korvis. Et kindlasti on olulised Vene turistid ja nad praegu on ju meil
eelmise aasta seisuga 63% ööbimistest. Ja nad on väga head kliendid. Teine põhiturg on meil Soome ja me teeme suurt tööd, et soomlasi endale külla kutsuda. Et ma arvan mõlemad ja Soomele lisaks ülejäänud Lääne-Euroopast Rootsi, Saksamaa näiteks. Aga kuidas siis Rootsi ja Saksamaa turistidega on? Selleks tehakse midagi eraldi sellised kampaaniad? Praegu on näiteks meie üks klastripartner Rootsis, Meresuu Spa, inimene, kes on klastris siis Rootsi turu koordinaator, Victoria, võttis kaasa meie materjalid, läks messile. Et jah, me kasutame erinevaid võimalusi oma valitud turgudel. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis suur aitäh! Meie muutus, et Tiken.